pange maha ja võtke vastu. Pange maha, võtke vastu. Ja need mõlemad pooled on meie usuelus hästi olulised. On kristlasi, kes panevad kogu aeg maha. Nad panevad asju maha, nad kahetsevad, nad nutavad, nad ütlevad, ma olen selline, ma teen neid asju valesti ja läheb järjest sügavamale selles nutus ja aina panevad maha. Ja see on selline väga siuke raske ja ma olen siuke mahapanija. Aga ta kunagi ei ole valmis vastu võtma seda teist poolt, seda positsiooni, kelleks Kristus on meid teinud. Ja on need, kes nagu on väga julged vastuvõtjad. Võtan vastu, ja Jeesuse nimel ma olen see püha preesterkond ja halleluuja. Aga nende elus puudub kas siis distsipliin või valmisolek väga konkreetseid asju tegelikult nagu pidurduda, seisma jääda, ütelda, et ei, nii ma edasi ei lähe, ma Jumala sõna ja Jumala vaim ütleb, ma pean selles maha panema ja ma ei saa edasi minna. Ja seda tegemata jättes me nagu jätame niisugused mädakolded enda ellu, mis röövivad meie tervise. Vast kui me füüsiliselt oleme nagu rusutud ja jaksa midagi, siis me hakkame otsima neid, et mis see põhjus on, puuk on hammustanud või kuskil mingisugune põletik või mis iganes asi on, kuidagi midagi suhkru, veresuhkruga midagi pahasti või vererõhk, me hakkame otsima neid põhjuseid, et mingisugune, kuskil on mingi sõlm, kuskil on mingi mädanik, mis põhjustab ja tekitab tervele organismile nagu mingi puudujäägi. Ja samamoodi ka vaimuliku eluga, et me nagu jõuame kohta, kus me avastame, me oleme pikemat aega kuidagi nagu maas ja väsinud ja kurvad ja masendunud ja mis iganes asju on, siis nii mõnigi kord võib nagu hakata minema mööda neid niidikesi ja me jõuame mingi juure juurde, kus Jumal on ütelnud sulle, et pane maha ja sa ei ole seda teinud. Või siis sa oled maha pannud, sa oled see uuesti üles korjanud, Jumal ütleb, pane maha. Või kui sa oled seda 150 korda teinud ja loobunud, aga Jumal ütleb, et pane maha. Et need on asjad, mis nagu häirivad jälle kuidagi, et hakka nüüd urgitsema enda elus, et see ei ole see koht. Aga siin on, Peetrus toob väga konkreetsed asjad, see ei ole mingi lõpetatud nimekiri, aga ta toob väga konkreetsed asjad selleks, et me võiksime olla need, kelleks meid on kutsutud. Selleks meil on vaja teatud asjad maha panna, kui need kuidagi meie külge on jäänud. Ja siin on, pange maha kurjus, kogu kavalus ja silmakiretsemine, kadetsemine ja mis iganes, mis tahes keelepeks. Väga rääkimine. Väga konkreetsed asjad. Siin nagu niisugune vaimulikkus saab nagu ära pühitud. Tahaks nagu mingit sellist, kus midagi väriseb ja aura on, ei, siin on väga lihtsad maised asjad. Kurjus, kavalus, valetamine, silmakiretsemine, kadetsemine, keelepeks. Ja mul ütleb, pane maha. Lõpeta. Kui nüüd päris korrektne olla, siis siit protsess ei alga. Sellest kohast, et ma nüüd panen maha midagi, ei alga protsess. Et protsessid, kui me astume siit tegelikult tahapoole või ettepoole selles kirjas, siis see on lehekülje üleval ehk esimese peatüki lõpus on öeldud, et teid ei ole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest Jumala elava ning jääva sõna kaudu, sest kõik inimlik on rohi ja kogu auhilgus nagu rohu õiek ja nii edasi. Ehk siis, teid on uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Ja nüüd, järgmine samm, nüüd pange maha. Kas see pilt ei ole kuidagi teistsugune? See on, just äsja oli üks vestlus noorte meestega. Nendel kuidagi tuli ka välja selline, me teeme teatud asjad ära, me teeme teatud asjad, otsustame, me teatud asjad paneme oma elus korda ja siis me tuleme nagu vaimulik asjad juurde. Kuulge, et sõbrad, see on valepidi. See on valepidi. See iial ei toimu seda pidi.
siin on juttu pühast elust. Peetrus kutsub üles olema pühad, nagu Jumal on püha, et me oleksime kuulekad tõele, kuna meid on uuesti sünnitatud siis kadumatust seemnest. Me oleme kedagi, kes on äratatud püha vaimu poolt, kes on tehtud pühaks ja õigeks seespidise inimese poolest. Ja nüüd pange maha. Oled sa kohanud kurja kristlased? Oled sa tundnud ennast vahest kurja kristlasena? Et pärast on ikka jube kehva tunne, et mis pilt nagu minust jääb, et kuidas üks inimene nii tige üldse saab olla või ja ma olen kristlane. Oled sa kuulnud sellest, kuidas räägitakse ümberkaudu, kui kurjad kristlased on? Oled sa kuulnud? Et kuidas need kristlased nii tigedad inimesed saavad olla? Vahel on see õigustatud, vahel on see õigustamata või põhjendamata, aga on ilmselge see, et Suke tigedus ja kurjus ei ole nüüd väga sellise elu missiooni täitmine, milleks on, kui me selle lõigu lõppu jõuame, et te kuulutaksite tema kiidetavus. Tigeduse missioon. Et sellist asja ei ole väga. Meie sees on elamas tõevaim. Kas on võimalik, et kristlased valetavad, on silmakirjalikud, on kavavad? Ma arvan, et üsna kiiresti me kuidagi enda sisse vaadates ütleme, et on küll võimalik. Et seda tuleb ette. See on võib-olla isegi sagedasem kui see, et öeldakse, et kristlased on kurjad, on see, et öeldakse, et mina sinna kogudusse küll ei lähe, need on kõige silmakirjalikumad inimesed. Jälle mingil moel võib see vahest põhjendamatu olla, aga kuidagi moodi seda põhjust leitakse seda öelda. Kujutad sa ette Jeesust. Jeesus, me teame evangeeliumist, tema peaaegu igat sõna, tema igat tegevust. Jeesust tõde varjamas või pooltõdesid rääkimas. Üks äärmuslikumaid valesid, ma olen seda jaganud ka siin, mida ma olen kuulnud, lugusi nagu kogudusest, on seotud ühe ülistusjuhiga. Ja see kujutate olukorda, suur kogudus ja ülistusjuht tuleb lavale ja tal on need voolikud ninas, et see aitab tal nagu hingata, et tal on vähk ja ta ei saa nagu päris terve, ta ei saa normaalselt nagu olla, et tal on need abiks. Ja siis ta laulab, meiegi oleme laulnud tema seda laulu Healer, ehk siis Jeesus, sina oled mu tervendaja. Ja ta on seal laua peal, inimesed nutavad, see on juba emotsionaalselt selline pilt, et sa ei saa olla inimene, kes on kannatamas sellise haiguse käes, ja ta laulab, milline usk, milline usaldus Jumala peale, ta laulab, et Jeesus, sina oled mu tervendaja. Ja inimesed saavad päästada, inimesed saavad terveks selle laulu ajal. Minul nagu mingil hetkel et kuidas, mõnes mõttes ma aiman seda süsteemi, kuidas Jumal need asju teeb. Aga ühel hetkel sellel samal ülistusjuhil sai nagu, et ta ei jaksa enam ja ta endis avaliku tunnistuse. Ta ütles, et ta ei ole haige. Et see on ainult üks näitemäng, et ta oli pornosõltlane. Ja ta ei suutnud nagu, ikka jälle ta ei suutnud tema ülistuskorra ajal üles tulla nagu normaalselt, nagu ülistama, kuidas see saaks. Ja siis ta mõtles endale selle haiguse, et siis nagu vabandada seda, miks ta ei suunud. Aga teate, selle loo point nii palju ei ole tegelikult isegi see lugu sinnamaani, vaid selle loo nagu õppekoht või see, mis on oluline selle asja juures, on see, et ta andis selle tunnistuse. See mees jäi inimeste ees lolliks. Temast, me räägime siin, vaata milline jultumus. Mulle tundub, kuidas sellist asja on võimalik teha. Kus inimese süda peab olema, kui nagu sellise pettusega nagu tegeled kogududes. Aga mis on just see, et sa jõuad sinna kohta, kus sa ütled, sul ei ole häid valikuid, sa oled totaalselt oma kutse, sa oled oma võimlise
kuritarvitanud ja mida iganes. Ja siis sa valid, ma jään inimeste ees, kas või perverdiks või kelleks iganes, kelleks mind peetaks, mul pole vahet. Aga teada sellest hetkest, kui ta selle tunnistas oma südames Jumala ees, kahetses ja otsustas meelt parandada, selle hetkel Jumala ees said õigeks. Ja võt sellist ausust igatseb Jumal. See on üks selline nagu aususe ja selguse mõõt. Me mõtleme, et me oleme siis sellistes olukordades, oleme meie need vanemad vennad sageli ja mõtleme, no kuidas sihuke nüüd ja et aga ei, see ei ole see koht. Et Jumal igatseb, et tema kogudus oleks sirge, et meie oleksime üksteise, nii kerge tegelikult koguduse osaduses ka selline üks kõige lihtsamaid moodused, kuidas me valetame, on see, kui me küsime, kuidas sul läheb. Ma saan aru sellest, et kui tulete mu juurde, näiteks ma siin panen juhtmeid pärast kokku ja Madis tuleb, kuidas sul läheb? Ja mul läheb tõeliselt kehvasti. Ma tean asju, mis ma olen valesti teinud ja see asi on seal kinni ja seal asi kinni. Mis asja ma ütlen, ma hakkama nüüd oma elu Madise ees siin, ma võin kuskil mujal seda teha, mul ei ole midagi selle vastu jagada Madisele oma elust, aga see ei ole see koht, normaalselt. Või teine turvaline vaikselt, et sellised välja. See on mingi piirina on see võib-olla vajalik ja me ongi see koht, et kas ta tegelikult tahab teada, kui ta küsib sellest, kas ta ikka tegelikult tahab teada seda, et või on see lihtsalt tunneta nagu kohused tundena, et need ima nii üksi kerib seal juhtmed, kuidas näeb. Aga ma arvan, et see on ka asi, mida saab nagu maha, minu arust see on nagu normaalne, absoluutselt normaalne, kui me koguduses nagu tegelikult tunnemegi huvi ja kui me küsime, et siis me ei pea mõtlema sellele, et kas ta tegelikult tahab teada, mis minu elus toimub või et kas ta on usaldusväärne inimene, et ma võiksin talle oma elust jagada. Et need on asjad, ma usun, et mida Jumal tahab taastada või kuidagi see on nii nagu normaalne, et me võime nagu siirada. Tegelikult ka näiteks, kui mina lähen küsima, et ma olen valmis kuulama kõike seda jampsi ja soppa, mis näiteks on inimese elus, ma mõtlen, kas ta viitsib kuulata seda. Kas selle jaoks me oleme üksteisel? Kui meil on vajadus ja see on vajadus, kui meie elus on jamad, meil on vaja neid asju välja rääkida. Ja me peame olema inimesed, keda on nagu mõtet usaldada, et kui see ka jääb kahe vahele, et siis järgmine kord ei kuule, ma ei tea, Pereraadio Eestpalve saates hästi kirjeldatud samasugust probleemi. Nimesid ütle, aga eesnimi ja pea juuste värv on mainitud. Et kavalus ja silmakirjatsemine. Kui Jumal ütleb väga selgelt, et pane kurjus maha, kui sa tunnetad kuidagi sees, et mingisugune kuri juur on sinu sees ja kohe tahaks nagu halvast ütled või siis vastupidi, et see tuleb nagu ei taha, aga see tuleb nii kergelt minu seest, siis usus ma tahan maha panna seda. Ma ei taha olla kuri inimene, sellepärast, et me ei ole loodud selliseks. See ei ole püha vaimu vili. Kadetsemine, pange maha kadetsemine. Need on jälle põnevad mõtted, mis meil vahel peas on, et miks temal on nii. See tuleb ka koguduses, et miks, ma ei tea, miks kogu aeg jutlustaja vaatab näiteks, ma ei tea, temal otsa, aga mulle üldse ei vaata otsa või miks ta toob näiteid kogu aeg temast või miks on nii ja miks on naa ja miks temal lähevad asjad niimoodi, Jumal, miks see on niimoodi? Miks naabril on ikka ilusam auto ja mina nii teenin sind ja näed, et mul on siuke lõbutik. Sellised mõtted, mis jällegi mingi piirini on nagu loomulikud, aga mingist piirist nad muutuvad meid söövaks, kuivatavaks kadeduse nagu ussiks või selliseks, mis seob meid. Tema on alles noor ja kuidas tema nüüd tõstetakse Jumala riigis sellise koha peale ja mind pole keegi tähele pannud. Meil on kõigil oma vastutus, meil on kõigil oma talendid, meil on kõigil oma võimalused, meil on kõigil oma kutsumine. Ja me anname aru mitte teiste eest ja inimeste ees, me anname Jumala ees. Meil pole mitte mingi, kui me see pilt nagu on käes,
siis meil ei ole mitte mingisugust põhjust, 1 talendi mehel ei ole mitte mingisugust põhjust kadestada 3 talendi meest. Seepärast, et selle 3 talendi mehe käest nõutakse rohkem. Ja et kuidagi see panna oma elu nagu just nimelt see sirge või see suhestumine nagu mina ja Jumal, mitte läbi mina, naaber, tema naaber ja siis ma pean selles rivis kuidagi keegi olema. Mina ja Jumal ja mina pean oma osa täitma. See, kes on oma kordamineku ära teeninud, see on seda väärt. Ja see, kes on selleni jõudnud ebaausalt, see maksab selle eest niikuinii. Kas siin või igavikus. Meil on aeg-ajalt raske uskuda Jumala nagu õigsust või seda, et Jumal on õiglane. Aga me ei saa seda unustada, et Jumal on õiglane. Absoluutselt õiglane. Kuidagi moodi see toimib. Pange maha kadedus, pange maha keelepeks, pange maha tagarääkimine. Ma usun, me kõik oleme nõus siin, et suitsetamine ei ole väga hea tegevus. Me liigitame suitsetamise pattu alla. Ja kui võtta, kuigi piiblis on mitte ühte korda öeldud, et suitsetada ei tohi. Või on kuskil siuke kirja kohta. On ohvri puhul suitsutus ohveril osa. Aga ei ole öeldud. Kui me võtame laiemalt konteksti, loomulikult meil on püha vaimu tempel, me rikume oma ihu ja see on nagu Jumala tahte vastu. Rääkides tagarääkimisest, keelepeksust, siis selle kohta on plejaad kirja kohta, mille kohta on väga selgelt öeldud, et see ei ole Jumalale meelepärane. Paulus kirjutab korintlastele oma hirmudest, et kui ta kord jälle nende juurde tuleb, et millisena ta siis kogude seest leiab. Et ega ometi, ma kardan, et vahest on teie seas riidu, kadedust, raevutsemist, isepäisust, keelepeksu, salanõusid, hooplemist, korralagedust. Nende kohta, kes ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, ütleb Rooma kirja autor, et Jumal annab nad kõlbmatu eluviisi kätte. Tegema seda, mis on väär. Ülekohus, kurjus, ahnus, tigedus, kadedus, tapmised, riid, kavalus, kiuslikkus ja keelekandmine. Kas pole tähelepanu väär? Neid kirjakohti on veel ja veel ja veel. Tagarääkimine, klatš on üks uks, mille me avame saatanale, et määrida meid iseennast ja panna ussitama nagu kogukond või selline perekond või koodus. See on tegelikult jällegi asi, kus Jumala vaim tuleb, panema. Sellel on teatud selline magusus, nagu selline filosofeerimise, usuasjade üle filosofeerimise, mitte mingisugust kasut tegurit, selline targutamine, see on oma magusus. Aga Jumal ütleb, et pane maha. Ja siis on öeldud, nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Võtta need kõik asjad, mis olid loetelu, ja sinna võiks lisada veel asju. Ma ütlen, see loetelu ei olnud lõplik. Need on asjad, mis lämmatavad meie nälja ja janu Jumala üle. Ja see on see halb koht. See on see koht, kus Jumal tahab meid päästa, ütleb, et ärge laske neid asju enda ellu, vaid olge nagu äsja sündinud lapsed, olge nagu puhtad, olge niivõrd nagu, võtab kassipoeg, kui ta sünnib, et kuidas on see tema tee ema tissini, ei saa aru, silmad ja ta jõuab sinna üsna kiiresti, ta ei mõtle nüüd, mida mul nüüd vaja on, ta ei hakka karvasid närima või küünt närima emal või kuskilt leiab mingisuguse tooli jala nuka, mida ma vajan nüüd seda. Ei, tal on väga selgelt tema organism, mida ta vajab ja kõik on selles olemas, kui ta leiab selle ematissi ja siis seda rõõmu. Ja tal on see selline instinkt ja samamoodi tegelikult meiega, et kui me sees on nagu asjad korras, kui me oleme ennast nagu sirgeks teinud Jumala ees, siis meil on nälg Jumala, meil on nälg õigsuse, meil on nälg tema püha vaimu ligiolu järele. Mõtleme, aega meeldib meile neid vanu koosolekuid meenutada, aga midagi selles on. Mõtle näiteks Hagastes, teada, kus Hagaste on, Kärdla Etermaa vahel, äratusteenistus. Keegi kohalik vend, keegi võib-olla meremees või kalamees, kellel Jumal on andnud ühe võidmise jagada Jumala sõna omal krobedal viisil, tema kuulutab seal sõna ja nurstest mees võtab kätte
ja tuleb teenistusele tipa-tapa, ma ei tea, 50 kilomeetrit või. Ja läheb tagasi. Võib-olla heal juhul saab rattaga seda teha. Ja järgmine päev või ülejärgmine päev jälle ja käib. Selleks peab nälg olema. Mis arvab, tolle ajal inimestel midagi teha? Loogiliselt võttes oli neil palju rohkem teha kui meil siin tehnika ajastul. Ja samamoodi, et Jumal igatseb, et me oleksime need väikesed lapsed, näljased Jumala sõna, näljased tema ligiolu järele, need äsja sündinud kassipojad. Et me ei laseks röövida nendel asjadel, mille kohta Jumal ütleb, pane maha, sest see lämmatab sind, pane maha, sest see nagu tapab sinust selle tundlikkuse. Me ei ütleks siis vahet pole sõna. Ja nüüd jätkab Peetrus, et tulles tema elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ta endid ehitada elavate kividena vaimulikuks pojaks. See tulles tema juurde ei ole selline ühekordne tegevus, et me tuleme päästmise juurde tema juurde, vaid see on sõna, mis väljendab nagu selline kestvat tegevust. Me kogu aeg laseme nagu Jumalal tõmmata enda ligiolu. Me kogu aeg tuleme tema juurde ja parimad asjad suhtes sünnivad lähedal olles. Parimad asjad suhtes sünnivad siis, kui me oleme üksteise lähedal. Sa oled kuulnud väljendanud, nad kasvasid lahku. Ei ole teha, kasvasid lahku. See saab olla põhjustatud vaid sellest, et kui me oleme kord tulnud üksteisel lähedale, aga me oleme nagu lasknud asjadel nagu millimeeter haaval tulla kuidagi vahele või nagu me ei ole vaevunud investeerima sellesse suhtesse ja toimub see lahku kasvamine. Kui me mõtleme, Kärestikul on jõgi ja me oleme 2 paadiga seal ja me tahame nagu koos olla. Kui me laseme lihtsalt nagu viskame aerud sisse ja võtame päikest seal, siis me leiame ennast absoluutselt eri kohtadest, sest kes läheb mingi lainega vooluga, teine paat läheb teise vooluga ja mingid kivid kuskil jääb, keegi jääb kuskile taha kinni ja täiesti erinevates kohtades võime leida. Selleks, et koos liikuda, see ei ole, Kärestikuse jõel on see väga keeruline. Aga selleks me peame vaevanega, selleks me peame teadlikult otsustama nagu püüda ja kõik endast anda, et olla võimalikult lähedal selle teise paadiga. See on niimoodi inimlikes suhetes ja tegelikult on see niimoodi ka Jumalaga. Ja nüüd ma jõuan siia lõpetuseks selle juurde, et teie olete. Kes me oleme? Me hakkasime, pange maha. Ja nüüd lõpetaks sellega, võtke vastu. See, kelleks Jumal teid on teinud. Me ei saa kellekski läbi selle, et me teeme midagi, vaid kuna me oleme kedagi, siis me teeme nii. Kuna me oleme pühad, siis me paneme maha teatud asjad. Me ei saa pühaks selle läbi, et me paneme maha teatud asju. Me ei saa pühaks selle läbi, et me paneme maha teatud asju, vaid kuna me oleme pühad, siis me paneme maha. Seega esimese asjana on vaja vastu võtta usus see, kes me oleme. Me oleme valitud sugu, see on hästi tuntud ja meil peas seda, aga las olla ka üks koht, kus me nagu laseme Jumalal värskelt oma vaimuga nagu istutada meie sisse ja kus meie ütleme jah, yes. Kui mingisugune kahtlus on tekkinud, ma olen valitud sugu. Ma olen valitud sugu. Ma olen valitud generatsioon või põlvkond. Te mäletate rahvaste pallis või kuskil mingi sportmängud, kui lapsed oli, või kehalise tunnis või kuskil, kui noored või lapsed koos olid, siis valiti kaptenid ja siis kaptenid hakkas, tule sina mulle, sina tule mulle ja järjest piinlikumaks see läks. Sellepärast, et sina ju ei taha olla see viimane, keda valitakse. Ja kui sa seal siis seisad ja sa oled see viimane, ei ole väga ülestõsta. Kui osad lapsed on, isegi viimasena valitud, ma sain valitud. Selliseid lapsi on ka, aga reeglina on see, et ma olen jälle see viimane, et mind ei taha keegi, et ma varem lähen üldse nagu koju ära. Aga küll on hea, sa võid hommikul üles ärgata ja ma olen valitud, see rahvaste valitud, ma olen see esimesena valitud. Ma olen see esimesena valitud, Jeesus valis mind.
kiitus Jumal, ma olen tema oma, ma olen talle kallis. Ma olen üks eriline sugu, eriline põlvkond. Me oleme valitud, et olla sool, me oleme valitud, et olla valgus, me oleme valitud, et olla lepitajad, me oleme valitud, et olla üks püha preesterkond ja põlvkond. Jumalale. Sul on valik, sul on kutsumine, sul on varustatus, sul on võimine. Sa ei pea opereerima omas jõus, sa ei pea opereerima omas tarkuses, vaid üleloomulikus kutses ja varustuses. Püha omand rahvas, Jumal arvestab meiega, nii nagu ta valis Iisraeli, et ta oleks tema rahvas, nii on ta kutsunud Uue Testamendi kogudust, et meie oleksime tema rahvas, et me ei tormaks ühe ebajumala juures teise juurde, flirdiks siin ja seal, vaid et me kuuluksime temale, et me mõistaksime, et me ütleks talle minu issi ja tema saaks öelda, minu rahvas. See on tema südamigatsus olnud läbi aja. Meie eesmärk ei ole sulanduda võimalikult sellesse maailma, et meie eesmärk on sulanduda võimalikult Jeesusesse, et me oleksime võimalikult temaga üks. Nii nagu Jeesuse ülempreestri palve oli just see, et nii nagu isa, mina ja sina oleme üks. Ma igatsen, et nemad oleksid üks ja nad oleksid üks minus. Ja nüüd on see koht. Kui me selle koha peal võib-olla on lihtsam, et et pane maha. Mõne inimeseks on see lihtsam, et ma panen maha, ma püüan jälle, Jumal aitab, ma panen maha. Aga nüüd on see koht, mis on samamoodi tegelikult nõuab usku. On see, et võta vastu. On meie seas neid, kellel on tohutult raske vastu võtta, et ma olen püha. On hästi raske vastu võtta, et ma olen plekita, ma olen nii õige, kui veel olla saab Jeesuse vere läbi. Mul on põhjust rõõmustada sellepärast, et Jumal ise on mind valinud ja arvan, et ma olen nii väärt. Võta vastu. Sina oled.